No nii, üle pika aja juhtub siis midagi sellist, mida pole ammu juhtunud. Siin on väike vihje. Mina käisin viimati Ameerikas püüdmas. Ma pean vaatama järgi mingitest vanadest piltidest, aga ma arvan, et see oli rohkem kui 5 aastat tagasi. Et jah, 5 kindlasti. Aga täna ajendas mind selleks see, et Risto küsis mu käest, kas ma olen nõus Ameerika karika võistlust toetama. Siis ma ütlesin, et muidugi. Ja noh, siis ma tulin ise ka siia osalema. Ja tulgu, mis tuleb, see polegi nii oluline. Lahen lihtsalt üle pika aja siin püüda, nii et egast midagi. Panen siin asjad kokku ja lähme piitsutama. Õnneks mul siin kohalik giid on siin samas juba. Kristjan on tegelikult juba, jah. Mis kellast sa oled juba? 7:30 peal. Mina ajasin vist siis kargu alla alles. Et ma rahulikult hommikul sõin lastega hommikust ja siis 9:30 umbes hakkasin sõitma, nii et jõudsin, mis see kell on siis? Noh, ma jõudsin mingi 15 minutit tagasi, kell 12. Umbes nii, et aga Kristjanil on 4 kontakti olnud, väiksed oled kätte saanud, üks suur on ära läinud. Kala on olemas ühesõnaga, ikka Kristjan natuke tuli mune soojendama ja siis lähme tagasi. Varbaid, jah. Et ühesõnaga lootust on, kala on, nii et vaatame. Paneme siis uued kaunikesed landikarpi ära. Et varem ei ole nende rapala kallanitega püüdnud, aga päris äge. Ma arvan, et see lant võiks tegelikult ka päris hästi augi püüda. Et rapala kallan on üks ja veel 2 tooni. Need kindlasti saavad täna püügiaega. Ja siis vana klassikana, moresilda. Moresildat on mul ka 2 mudelit ja 18 ja 22 grammi mõlemat üks. Et proovib ära, et polegi tegelikult püüdnud varem nende poelantidega, et mul on siin vanast ajast on karp, on seda Eesti käsitööd ja need on ka, on töötanud, aga alati on ju tore uusi asju katsetada, et see vist on see moresilda holoseeria, et siit tagant on siuke päris äge hõbedane peegeldus ja siia ma tegelikult tahaks panna veel lisaks ühe kolmiku, siis on nagu vähe flexible rohkem. Aga mis siin ikka, ma ei tea, lähen teeme ühe viskega lõpuks ära ja kurat, kui kalaga täna saama peaks, on ülikõva ja üle ma ei tea mitme aastane. Let's go! No nii, oi kui juba harjumatuna, täiesti harjumatu on püüda. Mõtled, et kui kiiresti peaks kerima. Mitte liiga kiiresti, aga lanti ei tahaks ka kivi taha jätta. Ma ei tea. Aga ritv, juba käis üle kivi. Aga ritv on mõnus. 7–28 grammi ja hea kerge. Paaras pikkus, mul on nöör siin peal äkki 0,16 ja ma juba isegi mingit kuradi jõudu rakendama. Lant lendab nagu miška. Ossa. Kuradi laivimees pole harjunudki, et viskad üldse kunagi nii kaugel lähevad. 20 meetrit rohkem pole ka vaja.
mingi 3 tundi oleme piitsutanud umbes. Isegi ei tea, mis see kell on. Jah, 3 on kell. Võib-olla päris 3 tundi ei olegi piitsutanud, aga ühe nuki peal olin terve aja. Ja Kristjanil ujus seal järgi paar korda mingi kala. Mul ei olnud tonksugi. Nüüd loobusime. Teeks kerge lõuna ja siis läheks vaataks natuke kuskile mujale. Siuke freezy foodi makaroni kanaga. Termosest siin võin kaasa teha, see külmkoetud toit on päris hea. Ei pea hakkama siin mingi veega möllama ja hakkad otsa sööma, lihtne. Kerge lõuna ära ja siis läheb vaatab mingi teise nuka peale ja kui midagi kuskilt ei tule, siis läheb äkki õhtuks sinna tagasi, sest et arvatavasti kala tuleb sinna veel tagasi. Rohelise kallaniga. Just oli kala otsas. Eelmise viskega läks ära. Ei nii kähku, et ei jõudnud kaamerat tööle panna. Vaatame, kas tuleb samast kohast uuesti. Keegi nagu vajus otsa. Ja eriti nagu kohe aru ei saanudki, mis värk on. Just siis, kui sa ütlesid, et sul on seal madalas olnud, vaatasin sinu poole vaikselt kerisen ja siis järku mõtlesin, mul jäi kinni. Nii kuidagi nagu mingi pauku ei käinud nagu. See ongi nööriga, see on täiesti teine tunne. Kell on juba 6 läbi. Peale lõunasööki pole... ei, valetan. Peale lõunasööki oligi kohe actioni. Kristjan sai väikese, mina sain võttu, veel ühe, ma ei tea, ühesõnaga mitu võttu, Kristjan sai veel ka võtte ja siis põmm, vaikus. Käisime selle koha peal ära, kus Kristjanil hommikul toimus, täiesti tumm. Siis proovisime veel ühe nuka, seal ka tuim. Ma tulin praegu maha, mõtlesin, lähen proovin korra veel sealt, kus peal lõunat toimus. Mingisugune pool tundi kuni tund teeks veel ja siis läheks maha ära, et tegelikult täna ei olnud plaanis üldse mingit pikka päeva teha. Või noh, õhtuni välja püüda. Et kui nüüd siit peaks mingi kala veel videosse tulema, siis oleks päris kihvt. Aga kui ei tule, siis pole lugu. Et igal juhul on juba päev korras. Üle pika ja Ameerikat püüda, ülilahe. Ja see võtt, varasemalt ma püüdsin tamiiliga. Siis kuidagi kala alati vajus otsa. Hästi pehme ritv oli mul ja lödi, ma ei tea, mingi Taiva Sea Hunter vist, kui ma õigesti mäletan. Siis nüüd see ritv on natukene jäigem ikkagi ja mul on nüüd see Sufix 131 nöör ka peal, mis on minu arust 0165 oli, aga võib-olla on 0145, ma ei tea. Igatahes väga peenike ja lant lendab päris kaugele. Ja kõik on päris hästi tunda. Need võtud olid päris head, kuigi ma pigem ütleks, et need olid väiksed kalad, aga ja paugu panid ja mõnus oli. Saaks korra veel ühe paugu kätte ja kala veel ka kätte saaks, siis oleks ülikõva. Vaatame. Võtt
see oli kindel võtt, päris hea laks käis raisk. ja sodi ka ei ole konksu küljes, nii et davai, tule uuesti raisk. kurat, saab päeva lõpuks midagi kirja äkki raisk. saab meriforelli äkki ära katsuda vähemalt. noh, läks ära või? tore, et keegi content'i teeb. oh, mul käis ka vist või? ei tea ka. lõpuks vajub randa ära ikka. jah. ropendasid jah? paha. kurat, ma viskasin jälle nii ei lähe ikka, läheb ikka teise suunda. kuule, aga siin on nüüd ju lootust. oh, nägid või? Ilge koll oli ju. oi, ilge koll oli see ju. sa ei näinud või? oi, see oli suur kala, see oli retsilt ilus kala, oi. ma ei tea, kas see kaamerale jäi, mul kaamera käis, arvatavasti jäi. aga no mul on Hero 9 ja see mingi Hero 9 on mul on ja ma filmin selle mingi kehvema resolutsiooniga. mul arvuti ei vea 4K-d välja. no seda on ammu aeg ja kaamerad ka. nii et korralik väljaminek. ja DJ Osmo jah. GoPro on üks igavene kuradi ädine asi ausalt öeldes. no jah, mul on olnud jumalast ägedaid faile ja siis ongi corrupted fail ja lamp ei töötanud. kuule, mul on tunne, ma pean lanti vahetama. mul on tunne, et see roheline töötab paremini. ma panen selle rohelise kallani. sellega mul oli ka enne. siis kui meil oli päeval siin mingi aktsioone. aga no nüüd on suuremad kalad vaja. no see oli väga ilus kala, kes sealt välja hüppas. see oli ilus kala jah. ma ei hakka siin spekuleerima, aga jah. kala. väike, aga siiski kala. isegi kaamera käis. kuule, siin on muidugi sotsiaalmeedia klõpsud, värgid seal. oh, sõber. tule siia. noh, pole paha ju. kiirelt telo välja, ikka väike pilt tuleb ikka teha. võib-olla jälle. nii, mina kutsun nüüd siia see suur, kes näitas. super, nüüd on küll päev korras. jah. no nii, kaameral on akut 8 prossa. võtame selle päeva kokku. et tegelikult oli action'it küll rohkem, kui ma lootsin. mõõdukala küll ei tabanud, aga Kristjanil oli ilmselt nüüd õhtul otsas mõõdukala. ja siis üks väga ilus kala hüppas ka veest välja. mina sain ka lõpuks väikse kalaga käekalaseks õhtuks. nii et ma ei tea, siit võib ainult seda hullu asja oodata, et äkki see Merikaigus jälle tuleb tagasi. võib-olla küll, võib-olla see ei jää viimaseks Merika videoks sellel kevadel. ma ei julge lubada,
igatahes tänud vaatamast ja tänud sulle, Kristjan, content'i tegemise eest. Üksinda ei oleks seda kokku saanud siia oma väikese kalakesega. Vot. Kuule, aga järgmise korrani pange like ja subscribe ja tšau!